Tänases Kultuurimeetris on aukohal film. Tutvume noore kunstniku Ingel Vaiklaga, kes tegeleb peamiselt foto- ja filmimeediumiga ja kelle esimene isikunäitus Sinust on saanud see ruum avati hiljuti EKKM-is. PÖFFi-lainele minnes võtame seekord vaatluse alla filmi ajaloo ehk täpsemalt Ingmar Bergmani, kelle looming on tänavuse festivali fookusprogrammis esindatud 2 linateosega. Minu kõige esimene isikunäitus, väga oluline mulle ja ma olen võib-olla need mõtted, mida ma olen siin saanud laiali laotada, ma olen nendega tegelenud päris mitu aastat juba ja olnud pidevas dialoogis Laura Tootsiga, kes on selle näituse kuraator, et see on täiesti vaieldamatult 2 peale tehtud. Missugune on see sinu kunstniku tee siiamaani olnud? Ma käisin Vanalinna hariduskolleegiumis klassis, mis oli just spetsiaalselt filmile suunitletud, et see oli täiesti uus nähtus tol hetkel. Ma arvan, et sealt mul tekkis see tohutu soojus nagu selle filmimeediumi vastu või pigem nagu uudishimu. Aga ma mäletan, et ma too hetk mõtlesin, et ma olen ju nii noor, et filmideks on vaja olla ikkagi, et neid lugusid rääkida, et ma peab olema mingit elukogemust. Ja ma läksin Eesti Kunstiakadeemiasse fotograafiat õppima, kuhu mind ka nagu vastu võeti. Ma arvan, et sealt tekkis tegelikult see mingi hästi oluline kriitiline mõtlemine ja mingisugune tundlikkus. Ja pärast seda ma siis tegelikult läksin filmi magistratuuri Belgiasse. Ma olen kogu aeg seal 2 maailma vahel olnud, et Eesti Kunstiakadeemiast tuli konkreetselt see kunstiharidus ja tundlikkus ja teadlikkus ja siis hiljem tuli see liikuva pildi kombinatsioon sinna otsa. Ja nüüd ma olen iseenesest kunstiristentuuris, et ma olengi, mulle tundub, selle liikuva pildi toonud galeriiruumiga siin näitusel, et need 2 maailma saavad konkreetselt kokku. Ingliga me tunneme tegelikult 11 juba aastaid. Me kohtusime Eesti Kunstiakadeemia fotoosakonnas, mina toona õppejõuna ja Ingel tudengina. Ja ma arvan, et need vahepealsed aastad ongi jätnud mulle kuidagi mulje tema teravast ja empaatiavõimelisest silmast, tema silmast ja kaamera silmast. 2 aastat tagasi mul tekkiski mõte, et huvitav, milline võiks välja näha Ingel Vaikla isikunäitus. Ja kuna ma 2 aastat taga olen töötanud ka siin Eesti Kaasaegse Kunstimuuseumis, siis ma selle projekti endaga siia kaasa ka tõin. Ja nüüd siis siin 2 aastat hiljem ongi see päev. Ja see näitus siin ongi välja kasvanud filmist, mille sa tegid 2017. aastal Rosenbergis kloostris. Ajad muutuvad, klooster on tühjaks jäänud ja sina sattusid sinna. See on tõesti väga-väga suur juhus. Nad elasid 40 aastat, elasid seal kloostris ja see hetk, kui mina sinna kloostrisse jõudsin, oli täpselt need viimased 3 kuud ennem, kui need 4 nunna seal kloostrist pidid välja kolima. Aga see tee sinna ei olnud tegelikult väga mingi lihtne või kuidagi hästi loomulik, et tegelikult minu esmane huvi oli kloostri vastu, mida ma siis ka noorena esimest korda külastasin. Ja ma küsisin luba, et seal filmi teha siis peamungalt, et see oli klooster munkedele. Aga ma ei saanud seda luba ja ma saan ka aru, see peabki olema võib-olla skeptiline, kuskilt Eestist tuleb mingi tüdruk, räägib inglise keelt. Aga see muidugi see, et ma seda luba ei saanud, tekitas minus veel suuremat huvi ja siis ma hakkasin uurima selle arhitekti pärandi kohta ja tegelikult on teinud ainult 4 kloostrit ja 1 eramaja. Ja ma lugesingi, et üks klooster asub Belgias, kus ma ise parasjagu elasin. Ja kui ma sinna jõudsin, siis see oligi see moment, et iseenesest ma arvasin, et see on tohutu ebaõnn, et ma ei saanud luba eelmises kloostris filmida, aga tegelikult võib-olla seda oli selleks vaja, et ma jõuaksin Rosenbergi, kus minu jaoks see nunnade väljakolimise lugu räägib võib-olla religioossest arhitektuuri loost laiemalt. Et ta on küll selline erandjuhus, aga tegelikult toimub igal pool Euroopas. Vaikusel oli äärmiselt suur roll seal ja võib-olla isegi põhiroll, et ma arvan, et kogu arhitektuur on sellele vaikusele üles ehitatud, et nendes ruumides, mis on ju üsna suured ja üsna tühjad, ei olnud ju palju tegelasi, kellega suhestuda, et arhitektuur on midagi nii staatilist, et kaameral on küll võime arhitektuuri suhtes liikuda, aga teisest küljest said põnevaks ka sellised nähtused nagu helid ja valgus. Ka neid 4 nunna seal kloostri peal nagu näha ja märgata pidi mõnikord tunde võib-olla ootama kuskil nagu mingi loodusfotograaf kuskil põõsas ootad haruldast lindu.
see on nagu võib-olla filmi tegemise koha pealt kõige nagu kergem materjal, millega töötada, aga teisest küljest tohutult põnev, et ma ei oleks kunagi arvanud, et ma sellisesse olukorda satun ja paneb iseennast proovile, et võib-olla me ei ole enam harjunud olema vaikusega üksi, et pean mõtteid täis ja nii palju infot tuleb igalt poolt ja me tunneme ennast muidu kohe süüdi, et me midagi väga praktilist ei tee, aga see pani päris korralikult proovile, ma arvan. Kuna Inglil oli sellel hetkel käsil just õpingud Gentis, sealses Kuninglikus Kunstiakadeemias filmiprogrammis, siis ta oli just ette valmistamas oma lõpufilmi, milleks siis hiljem sai Rosenberg. Nii et see pooletunnine dokumentaalfilm oli meil kogu aeg paralleelselt jooksis ja selle kõrvale me ehitasime üles seda näitust. Ja me juba algusest peale teadsime, et see on kuidagi selleks mõtteliseks selgrooks sellele näitusele. Ja tuttavaid kaadreid me näeme siis siit kõrvalruumis selles installatiivsemas nagu ruumilises teoses. Ja siin on siis täiesti uus, küll samadel ainetel, samadele mõtetele toetuv videoinstallatsioon. Quite boring. I remember longing away a lot. Sind huvitab ruum ja mida see ruum endas salvestab, et kus see arhitektuuri vastu sinu huvi tuli? Eks siin ei ole midagi salata, et mu vanemad on sisearhitektid, aga mitte, et nad oleksid kunagi seda kuidagi peale surunud või meilt eeldanud, et me kuidagi sellele keskenduksime, aga muidugi koos liikudes neid ju huvitasid mingid väga konkreetsed ruumid ja isegi mingid materjalid, mingid pinnad ja mingid värvid, et siis hakkad neid asju lihtsalt tähele panema. Ja ma mäletan veel tegelikult väga selgelt, kuidas tegelikult juba esimest korda, kui ma sinna kloostrisse läksin, mis oli disainitud selle sama arhitekti poolt, kes selle kloostri siin teinud on, et siis mind veel ei huvitanud arhitektuur kui selline, aga esimest korda ma kogesin hästi tugevat ruumi mõju ja võib-olla sealt läbi nende kogetud ruumide mulle see huvi on ka nagu süvenenud sisse, aga mind just ei huvita nii väga arhitektuur, aga ma arvan, see, mida arhitektuur minu jaoks esindab ja see on ikkagi inimene, kelle mingid mõtted, filosoofiad ja poliitilised vaated on nagu valatud sellisesse füüsilisse vormi, et minu arust arhitektuur on hästi põnev viis rääkida ajaloost ja et nad kuidagi salvestavad endas inimeste kollektiivseid mälestusi ja meil kõigil on ju neid isiklikke ruume, kus meie lapsepõlve mälestused nii-öelda puhkavad. Siin alumisel korrusel on 2 erinevat tuba, mida saab vajadusel nagu täitsa lahutada, aga praegu me oleme jätnudki sellise nagu ringleva liikumisvõimaluse, et mis tegelikult ideena käib läbi nagu kogu näitusest ja ka sellest materjalist, nendest kujunditest, mida Ingel on kasutanud. Nii et ma arvan, et esimesena areneski see ruum, kuhu külastaja kõigepealt siseneb ja siis tuleb natukene vaiksemasse, hoopis teise loogikaga, palju puhtamasse ruumi, mis on siis ka uuem ja poeetilisem. Kas see on sinu mälu, siis sinu mälestus sellest, mida sa teinud oled selle filmiga seoses? Jaa, ma arvan, et mälu on hästi põnev nähtus selles mõttes, et ta on midagi nii habrast ja nii manipuleeritavat. Et arhitektuur on selles mõttes võimas, et ta on võimeline neid mälestusi nagu esile kutsuma läbi võib-olla ka lõhnade ja mingite valguste, mis sulle teatud emotsioonid või olukorrad meelde tuletab. Aga tõesti, film ju ongi tegelikult nagu selline mälestus, et mida sa saad taaskord endale ette mängida sellest ajast, kui ma seal kloostris olin, et kuna ma ise ka olen oma kaamera taga, et siis see ongi minu silmavaade nii-öelda, et mul on hea meel, et ma saan seda nagu teiste inimestega jagada, et me ei saa muidu oma mälestusi väga kergelt teistega jagada või verbaalselt saame, aga mitte visuaalselt. Kogu seda projekti ongi saatnud tohutu vastastikune sümpaatia. Kõigepealt meil Ingliga, siis EKKM-i ja nende siin majas töötavate võlurite vastu, siis samamoodi Laura Linsi ja Roland Reema, keda Ingel teab paremini, kuni selle hetkeni, kui me kutsusime nad kampa, nende eelneva loomingu põhjal ka. Ja kuidagi need ka väga materjalitundlikud, väga oskuslikult käsitletud nagu materjal ja vormitunnetus, ma arvan, sobisid väga meile siia. Ja nüüd on näha, ma arvan, et kõik see on nii ilusti dialoogis ja kuidagi paralleelselt koos kasvanud. Ingli teosed ja ka nende arhitektuursete nagu ettepanekute
viimistlus ja vorm. Et see koha peal ära kasutatud need postid ja vilt ja täpselt, jah, et anda sellele majale, mis muidu on industriaalse taustaga hästi kange, hästi külm ja võib-olla kõle, et nende erinevate puit- ja viltmaterjalide, elastsete seintega, erinevate kõrguste ja paksustega pinnad, ma arvan, väga hästi nagu annavad dünaamikat, nagu inimene kõnnikski läbi filmi, et tal on mingit sellist filmilikkust, võib-olla isegi lavastuslikkust, see sõltub vaatajast, aga et see käimise, liikumise loogika läbi näitusesaali, ma arvan, on väga hea ja ka selles ruumis, kus me praegu istume, mis näib üsna tühi, et ma arvan ka see ebaloogiliselt pikk 6-meetrine pink, mille kõik värvid ja vormid on tuletatud väga jälle kindlastest ideedest, aga et see on ka väga teadlikult välja mõõdetud ja see tühjus, et see pink alistab ka vaatajat istuma üsna nagu madalale, kuna need ekraanid on paigutatud üsna põrandaligi, et vaatajaid just endasse kutsuda ja siia istuma paluda. I remember longing away a lot from there. Teine töö, mis on seal tagaruumis, et selle sa oled teinud lisaks ja see tegeleb ka mälestustega. See on võib-olla konkreetselt konstrueeritud üles siis sellele, kui manipuleeritavad on mälestused ja kui raske meil on midagi tegelikult meenutada ja kuidas midagi meenutades me arvame, et me räägime alati mingisugust reaalset lugu, aga see saab alati mõnes mõttes fiktsiooniks, sest me täidame mingid lüngad ise ära ja mingid mälestused segunevad, et see töö põhineb ka ühel isiklikul kohtumisel ühe naisterahvaga, keda ma kohtasin Rootsis bussipeatuses, kes tundis kord üht tüdrukut, kes oli nunn selles Vanderlani kloostris Rootsis ja ta rääkis sellest tüdrukust hästi sümpaatselt ja mul tekkis huvi selle tütarlapse vastu ja ma olin just teel parasjagu sinna kloostrisse, et minna vaatama seda viimast Vanderlani kloostrit, mida ma ei olnud veel näinud. Ja ma tundsin ta seal ära nendel missadel ja palvustel ja ma hakkasin teda jälgima ja mul kogu aeg resoneerus peas, mida siis selle naisterahvas seal bussipeatsus oli temast nagu rääkinud. I don't know if it's me seeing that photograph, that's the memory, or if it's actually a memory. Ma kohtusin hiljem selle naisterahvaga ja salvestasin intervjuu ja see ongi tema hääl, mida siin kõrval ruumis kuuleb. Võib-olla seal töös ongi mitu sellist kihti, et üks on kindlasti mälestus ja teine on Vanderlani enda nagu ruumid, et ma olen filminud üles Vanderlani arhitektuurseid mudeleid ja seda siis kõrvutanud arhiivimaterjalidega. Friendly looking. Ja miks just siia EKKM-i see näitus sobib hästi? Siin on üks praktiline küsimus, mis mulle meeldib ja mis 2 korral on toimunud, et siin nüüd on see 3. hooaeg, mille lõpus on ühe kunstniku isiku fookus EKKM-i alumisel korrusel. Et varem on olnud siin Paul Kuimet ja Kirill Tuulin ja nüüd 3. on Ingel Vaikla. Mulle meeldib, et EKKM on oma algusaegades saadik olnud teatavaks orientiiriks noorte kunstnike loomingu tutvustamisel ja ma arvan, et Ingel, kellel on nüüd, kes on kõige noorem kunstnik oma isikunäitusega siin majas seni ja üks ka vähestest naiskunstnikest, ma arvan, need on jälle olulised praktilised aspektid. Siis ma saan ühendada ka 2 asja, mida ma väga armastan. Et selle maja ja siin tema kogu tekke ja arenemislooga koos kasvamise ja austuse Ingli loomingu vastu. Mulle õudselt meeldib EKKM-i hoone, mulle meeldib, et see on sellest ajaloost nii laetud, aga ma arvan, et siinkohal me pöördusimegi Laura Linsi ja Roland Reemaa poole, kes on selle näituse arhitektid. Mõnus oli endaga koos töötada, et võib-olla mingid sellised aspektid nagu välja valgustada selle näituse lagi, mis ju jääb alati näituseruumis märkamata, keegi ju ei vaata sinna, sest seal ei ole ju mitte midagi, eriti siin, sest see tegelikult on natuke inetu ka, aga kuidagi kui anda selline eriline koht, siis ta minu meelest resoneerub õudselt hästi nende valguste ja varjudega siin nendes videodes ka, et mitte püüda meeleheitlikult varjata seda ajalugu selles galeriiruumis, vaid sellega väga nagu meeldivalt dialoogi astuda, et võib-olla see oli meie eesmärk. Ja selle näitusega on koos ka niisugune programm, andsite välja ikkagi kogumiku artikleid ja siin oli loeng ja keda see võiks nagu kõige rohkem huvitada, et siin on arhitektuuri, filmi, siin on ruumi installatiivset kunsti, et... Jaa, no ma arvan, et see kõik võib-olla algabki selle näituse südamikust, Inglist ja tema loomingust endast, mis ka erinevate kultuurivaldkondade ristumispunktis on. Et kui paljuski dokumentaalfilmi abil arhitektuuri vaatlev ja kunstimuuseumis seda eksponeeriv kunstnik
ja ka filmitegija, koondab enda ümber sellise hea kamba inimesi ja ideid. Ma arvan, et sarnastele mitmekülgsete või kultuurilembelisele inimesele see kõik mõeldud ongi. Et ka eilne loeng, kus arhitekt ja arhitektuurikriitik Caroline Wood loengu pidas seda EKA-s ja koostöös just EKA arhitektuuriteaduskonnaga, et see näitaski, kuidas need erinevad maailmad väga ilusti kokku said ja kuidas me selliste koostööde abil saamegi pakkuda palju laiemale publikule, et me kaasame nii EKKM-i tavakülastajaid, kõiki EKA-ga seotud inimesi, mille vilistused ka meie isegi oleme, aga et seda järjepidevalt, seda sidet hoida ja taas luua, ma arvan, et võib-olla see ongi meil sellise suure publiku ja kaasamõtlemisvõimaluste alus. 2018. aasta PÖFF avaldab austust Rootsi filmitegijale Ingmar Bergmanile, kelle sünnist möödus tänavu 100 aastat. PÖFFi programmis linastusid 2 Bergmani filmi. 1950. aastal valminud spioonifilm Niisuguseid asju siin ei juhtu ja psühholoogiline draama Sügissonaat 1978. aastast. Sügisel võis Eesti kinodes näha ka saksa režissööri Margarete von Trotta dokumentaalfilmi Ingmar Bergmani otsingul. Bergmani pärandist vestleme Rootsis elava filmiteadlase Kristo Burmaniga, kes on kirjutanud Ingmar Bergmanist oma doktoritöö ja seetõttu on tal olnud võimalus Bergmaniga kohtuda, teda intervjueerida ning põhjalikult tutvuda autori isikliku arhiiviga. Kuidas teie esimene kontakt tekkis Bergmaniga? Esimene kontakt Bergmaniga oli, kui ma olin 12-aastane. Ma nägin filmi Fanny ja Aleksander, kus ka Aleksander on 12-aastane, et ma ise kuidagi nägin ennast selle filmi peaosas. Kristo Burman nendib, et Bergmani looming läbib justkui ühendava lülina tervet filmikunsti ajalugu. Oma esimestes filmides oli ta mõjutatud tummfilmist ja viimased filmid tegi ta digiajastul. Bergman jääb silma autorikino esindajana, kes julges näidata oma hirme ja sukeldus pea ees teemadesse, mida paljud eelistaksid vältida. Miks me oleme olemas? Kas Jumal on olemas? Kui ta on olemas, miks ta vaikib? Bergman uuris ka armutu aususega igasuguseid inimsuhteid. Vormi osas oli ta samuti väga eksperimenteeriv, kõige uuenduslikum 1960. aastatel. Tema loomingus oli mitu erinevat perioodi, sest teatud elukogemused viisid teda ikka edasi mõnele uuele vaatepunktile või uuele tonaalsusele. Näiteid on väga palju olemas, et peale tema surma 2007 on lavastatud teda rohkem kui peaaegu kedagi teist nagu maailma mastaabis tema erinevaid stsenaariumeid. Aga selle aasta, nagu selle juubeliaasta suurem uudis või kuidagi saavutus ongi see, et temal esiteks Rootsis on ilmunud kõik tema stsenaariumid eraldi trükis ja need on, paljud neist vähemalt on ka siis laval ümber tõlgendatud teiste lavastajate poolt ja väga huvitavalt mõnikord. Ja üldse tema see taust, et see ei ole vale, et ta tõesti tahtis saada kirjanikuks ja mitte ainult näitekirjanikuks, vaid ka ilukirjanikuks ja kirjutas novelle ja isegi algseid romaani katseid ka. Ja sellest oleks võib-olla midagi tulnud, aga ta lihtsalt kuidagi alguses esimesed raamatud, mis ta välja andis, olidki nagu suurtel kirjastustel ja nii edasi, et ta ei olnud sugugi ebaõnnestunud kirjanik. Ja kõik tema stsenaariumid viitavad ka sellele, et tegelikult need on väga nauditav neid lugeda. Aga kahjuks muidugi enamus ei ole tõlgitud veel. Aga nüüd räägime nendest 2 linateosest, mida PÖFFi raames siin näidatakse. Ja need kindlasti on valitud teatud põhjustel, et mida me saame nüüd arutada ka. Üks film oli siis Niisuguseid asju siin ei juhtu aastast 1950, spioonifilm. Et kuidas Bergman üldse sattus sellisesse olukorda, et ta lavastas või tegi spioonifilmi? See tõesti tegelikult on tagantjärgi ka vaadates peaaegu müsteerium. Aga see hetk oli tal oli juba teine abielu käis, pere vaja toita ja muidugi siis selle lisaks veel muu töö puudus.
ja siis oli lihtsalt rahalistel põhjustel, pidi ta tegema ühe niisuguse klassikalise žanri filmi, põnevik. Aga selle teema omakorda on ju võib-olla veelgi huvitavam ja kuidas see niisugune asi juhtus, et see ei olnud tema enda stsenaariumil tehtud film, vaid see oli siis tema sõbra kirjutatud stsenaarium Herbert Grevenius. Aluseks oligi teine romaan, omal ajal populaarne spiooni lugu lihtsalt. Aga see läks muidugi väga poliitiliseks ja see on teine asi, mida Bergmaniga tavaliselt ei seostatud, et ta ei ole väga poliitiline lavastaja. Aga see film on väga tugevasti kohe antikommunistlik, vaatamata, et nad ei vihja Nõukogude Liidule, sest räägitakse pigem, et kõik, kes seal siis tulevad kahtlased suured diktatuurist, see nimi on likvidaatsia, nagu likvideerida, väga ohtlik koht. Ja sealt tulevad siis pagulased ja sealt pagulastega koos ja peale pagulasi tulevad siis spioonid, kes kuidagi siis ründavad Rootsit ja see filmi pealkiri ka viitab sellele, et niisugused asjad nagu spioonid, seda ei saa lihtsalt Rootsis juhtuda. Rootsi on Bullerby ja see on niisugune täielik idüll ja sinna muidugi ei saa midagi kurja kunagi juhtuda. Ja siis need pagulased, kes siis osalevad seal filmis, ongi suureks üllatuseks paljudele, et see on Eesti teatri eliit, kes siis 1944. aastal põgenesid Rootsi. Ja nende hulgas on siis pikk nimekiri, keda võiks nimetada Hanno Kompus ja Lenzi Römmer ja Edmar Kuus ja Marie Parikas ja nii edasi. Pikk nimekiri, kes kõik siis väikestes osades, aga siiski osalevad ja teevad oma ainukesed filmirollid üldse oma elus selles Bergmani filmis. Ja kahjuks filmiga ongi see, et Bergman ise ei olnud filmiga üldse rahul ja keelas selle filmi näitamise, et nüüd alles sel aastal on seda filmi saadud näha kinolinal. Kas varem ikkagi kuskil seda näidati, et palju seda üldse on näidatud? Ülivähe, tõesti ülivähe ja see on teatud, kui mingid cinemateegid või kuskil filmifestivalid on korraldanud niisuguseid eraseansse siis, aga tõesti ma usun, et võib-olla 10-20 korda üldse 60 aasta jooksul. Aga kas on teada, on ta ka öelnud, et mis teda kõige rohkem selle filmi puhul häiris, et mis talle ei meeldinud, et selge see, et see ei ole tema šedööver? Ei, ja muidugi, et raha eest midagi teha, see ei ole tema traditsioon, vähemalt ta tavaliselt kõik muud filmid tegi nagu vaatamata rahalised huvilile. Aga eelkõige see, et kui ta kohtas neid Eesti näitlejaid ja siis ta korraga sai aru, missugust filmi ta tegelikult oleks võinud teha, et mitte mingit lihtsalt spioonifilmi, vaid muidugi midagi, mis oleks lähtunud siis nende eestlaste kogemustest, mida nad olid sõja ajal kogenud ja enne võib-olla ja siis mida see uus maa võis neile tähendada ja kõik niisuguseid asju. Ja selle asemel pidi ta siis tegema väga klassikalise nagu peaaegu Ameerika filmi. Raisku läinud materjal tundus talle. Aga üldse, kuidas ta selle Eesti kogukonna otsa sattus, et kas Rootsis oli sellele pärast siis 44. kui need põgenikud tulid Eestist, kas sellest palju räägiti ja oli ka teada siis, et niisugune suur kogukond tuli? Eestlased oli kõige suurem pagulaste grupp Rootsis peale sõda. Ja muidugi nad lõid uue kooli, Eesti maja ja nii edasi, et selles mõttes nad näitasid küll, et nad on olemas üsna varakult, aga oli ka teisi pagulasgruppe peale sõda, et Rootsi võttis enam-vähem kõik vastu. Et selles mõttes, et just see film lähtub eestlastest, kuigi keegi Eestit ei nimeta, aga eesti keel on kuulda ja Eesti laulud on kuulda. See on mingil määral ka müsteerium, et seda on nagu raskesti seletatav, et see just lõppes Eesti pagulasgrupiga nagu. Teine film, Sügissõnaadmed, mis te arvate, miks see film just valiti siia PÖFFile näitamiseks? Ma arvan, et kaks kõige otsesemat põhjust peale selle, et muidugi on tegemist kuulsa filmiklassikaga, aga et ühelt poolt on see siis Liv Ullmanni üks hiilgerolle, kes siis see aasta sai PÖFFi elutöö preemia ja teine jälle ka Eestiga seotud side siis, et Gaby Laretei osaleb filmis, kuigi mitte näo poolest, aga muusika poolest, et ta siis mängib ja tõlgendab seal erinevaid palasid klaveril. Ja see on siis otsene side Eestiga jälle. Ma usun, et Eestis on ikkagi Bergman tuntud kuidagi ka Gaby Laretei kaudu ja Laretei on ise ka kaasa aidanud sellele, et ta on raamatut kirjutanud ja rääkinud ja nii edasi, et see on, siis tuleb see niisugune side sisse, klaver. Missuguse filmi teie oleksite valinud? Oi, need on palju. Niisugused isiklikud lemmikud võib-olla, Fanny Alexander on kahjuks väga pikk film, see ei sobi filmifestivalile, aga Maasikavälu näiteks või siis Persona või siis näiteks hoopis teist laadi film Suve naeratused, mis on seda laadi žanrit, mida tavaliselt Bergmaniga ei seostata, et komöödia ja väga-väga, minu arust väga-väga naljakas.
Sügissonaadi puhul, miks see on väljapaistev film? No see on just seetõttu, et Liv Ullmann, Gaby Larratein, need seosed ja siis on see ikkagi Ingrid Bergmaniga ainukene koostöö Bergmanil, et Ingrid Bergman mängib peaosa, siis põhimõtteliselt nagu et oleks Gaby Larratein, mängib siis uuest pianisti ja selles mõttes see on väga tema üks suurimaid teoseid. Ingrid Bergmani üks paremad näitlejatöid elus, mis ei ütle väga vähe, kuna ta oli ikkagi üks Hollywoodi suurimaid staare aastakümneid. Et see on, ma arvan, see peamine ikkagi Sügissonaadi puhul, see on Ingrid Bergman. Kui seda ei taba ära, siis ei ole nagu filmi teinud.